Tere hommikust ja tere tulemast kuulama ja vaatama, mis loom on ANK noortekeskuste kaardistuste tulemuste tutvustust, mida viis läbi Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Mul on ka väga hea meel tervitada ka neid, kes plaanivad meie tänast tutvustust vaadata järele. Mina olen Ege Enok, Viljandi Avatud Noortetoa juhataja ja endine Eesti ANK-i juhatuse liige. Ja minul on ka suurepärane võimalus olnud olla, mis loom on ANK projekti juures, panustada selle korraldusse ja käia koha peal ligi 70 noortekeskuses. Täna anname ülevaate siis sellest, et kuidas projekt läinud on. Aruannet tutvustab meile täna Maarja Käger, kes on siis Balti Uuringute Instituudi analüütik ja projektijuht. Me vestleme noortevaldkonna teemadel 4 spetsialistiga ja võtame siis ka vastu küsimusi kõikidelt, kes tunnevad, et soovivad neid chati teel edastada. Mainin veel kord, et salvestus jääb järelvaadatavaks. Mis loom on ANK Vol2 plaan sai paika 2021. aasta lõpus, kui otsustasime, et 2022 ja 2024 periood saab selle ellu viimiseks. Projekti raames siis täitsid kõik noortekeskused küsimustikku, väga põhjalikku küsimustikku. Me kogusime andmeid ja siis hakkasime pihta vaatlustega. Vaatlused lõppesid 2024 suvel ja 2024 lõpus valmis siis ka aruanne. Mul on ka hea meel tuletada meelde ja usun, et meie vaatajate seas on kindlasti ka neid, kes on seotud, mis loom on ANK Vol1 projektiga, mis siis toimus aastal 2011. Mina sain siis käia üliõpilasena külastamas Raplamaa noortekeskuseid. Ja nüüd soovin mina anda sõna Maarja Kägerile, kes tuleb ja annab siis ülevaate sellest, kuidas aruanne valminud on. Maarja Käger Balti Uuringute Instituudist ja üks uuringu siis Eesti noortekeskuste ülevaate läbiviijatest. Ja miks me seda tegime, on nagu ka Ege välja tõi, et tõepoolest on hea, kui meil on ülevaade noortekeskuste hetkeolukorrast, et me teaksime paremini, et kui erinevad need Eesti noortekeskused siis on, kui mitmekesised need on ja millised sellest tulenevalt ka siis nende arenguvõimalused on. Ja nagu ka öeldud, tegu on tõepoolest jätku-uuringuga, et patt oleks jätta hästi pikka lünka erinevate tegevuste vahele või siis uuringute, et siis ikkagi, kui on ajaline joon, siis sa näed, kas on miski läinud paremuse või halvemuse suunas. Meetoditest, dokumendi analüüs, nagu ikka tavaliselt, siis Ege tõi välja ka veebiküsitlused, 246 vastust oli seal, kus juures Eestis on üldse noortekeskuseid 304 ja nendest aktiivsed 280, et tõepoolest see uuring annab väga hea ülevaate siis Eesti noortekeskuste olukorrast. Vaatluseid viidi läbi 244, vaatlus selliseid kokkuvõtteid oli meil natuke vähem analüüsimiseks, aga siiski väga suur hulk. Viisime läbi siis ANK-i kogutud andmetele täiendavalt ka fookusrühma intervjuud nendega, kes vaatluseid läbi viisid, et saada siis natuke paremat aimdust, et mis seal kohapeal siis ikkagi täpselt toimub. Ja analüüsisime siis kõik need andmed oma meeskonnaga läbi. Teemasid on aruandes väga-väga palju. Aruande link on ka ettekande lõpus, et saate hiljem tutvuda. Ja teemad siis on noortekeskuste töösüsteemsus, eelarve, inimesed, inimeste väärtustamine, sise-välitingimused, erinevad tegevusvahendid, lahendid, mida keskustes kasutatakse, samuti ka rahvusvaheline noorsootöö, noorte kaasamine, noorte info- ja koostöövõrgustikud. Ja tänases ettekandes me puudutame väga põgusalt mõningaid nendest teemadest, et see aruanne on üsna mahukas ja detailne. Aga kus meil siis noortekeskused on ja keda siis uuringuga kaasati? Et siin Eesti kaardi pealt on näha siis maakondade kaupa
et see esimene number, tumesinine, on need noortekeskused, kes siis vastasid sellele küsitlusele ja viimane ehk hall on siis kõik noortekeskused, kes Eestis on. Keskmine must näitab siis seda, et mis on hetkel nagu toimivad või siis uuringu või küsitluse läbiviimise hetkel olid reaalselt toimivad noortekeskused. Ehk siis näha siit kaardi pealt, et kohati on üli-hästi nagu vastanud noortekeskused. Oluline on siit vast välja tuua ka seda, et 76% noortekeskustest kuulusid nagu mitme noortekeskusega üksustesse. Et kui me ütleme, et 246 vastust, siis mõned nendest, või tegelikult üsna paljud nendest moodustasid grupikesi. Ehk siis nad ei pruukinudki ülihästi teada, mis kusagil mujal võib-olla niiviisi toimub. Siis lisaks, et 91% keskustest on omandivormilt siis omavalitsustega seotud, näiteks hallatav asutus, hallatav asutuse struktuurüksus või siis iseseisev, aga siiski KOV-iga tihedalt seotud. Nii, aga mismoodi siis noortekeskused töötavad? Milline see süsteem on? Et tasub alustada sellest, et millal üldse noortekeskused avatud on. Ja nagu siit näha on, siis suurem osa, 81% keskustest on avatud rohkem kui poole tööaja ulatuses. Ja uuriti ka seda, et mis mõjutab siis, et kui kaua või millal keskus lahti on ja saame teada, et mõjutavad siis õpilaste vajadused, kooliajad, bussiliiklus, huviringid, teised. Siis vaadatakse sageli ka aastate jooksul kujunenud külastatavuse statistikat. Kohati paratamatult mõjutab ka omavalitsus, milline on omavalitsuse huvi noortekeskust lahti hoida, milline on omavalitsuse ette nähtud tööaeg. Samamoodi mõjutasid ka töötajate endi vajadused, et kui on pere, on vaja lastele järgi minna, on vaimsele tervisele mõeldes tuleb paratamatult nagu ka mõelda, et me ei saa ka 7 päeva nädalas näiteks lahti olla. Ja siis ka puhkused ja koolitused, et kui keskuses töötab üks töötaja, siis paratamatult peab aeg-ajalt ka keskus kinni olema, et saaks koolitusele minna. Siis 17% noortekeskustest on avatud kogu aasta vältel. Ning mis on huvitav on see, et logiraamatu kohaselt ehk siis andmebaas, kuhu noortekeskuste andmed lähevad, et Ank vaatas natuke ka logiraamatu andmeid lisaks sellele küsitlusele ja logiraamatu kohaselt on tegelikult noortekeskust avatud vähem, kui küsitluse põhjal saab nagu arvata. Siis järgmiseks teemaks on arengutegevuskavad, mis aitavad siis tagada süsteemsust. Ideaalis võiksid siis noortega töötavad asutused koostöös noortega ja Eesti noortevaldkonna arengukavast lähtudes koostada noortekeskuse arengukava ja arengukava põhjal võiks koostada tegevuskava. Tegelikkuses on arengukava vaid 16% keskustest ja tegevuskava 48%. Ja huvitav on ka see, et 64% noortekeskustest tegelikult kavandab tegevusi viisil, mis ei lähtu arengukavast, ei pruugi ka tegevuskavast lähtuda. Ja välja tuua võib ka seda, et ligi 1/3 noortekeskustest on teadlik noortevaldkonna arengukavast, 1/3 on teadlik, kuid ei kasuta. Ja kui kasutatakse, siis pigem kasutatakse näiteks projektitaotluste jaoks, ehk siis sellised projektitaotlused on väike võimalus lükata siis noortevaldkonna arengukavad nagu vaatama ja jälgima. Ja takistusteks, miks kasutatakse neid nii vähe, toodi sageli, et eelarvet on vähe, puudub kindlus tuleviku planeerimiseks, sõltutakse väga palju projekti rahadest, töötajad on ülekoormatud, et põhjuseid oli päris palju, aruandes saate vaadata, aga see kõik nagu seletab, miks vaadatakse või kasutatakse siis arengutegevuskavasid vähe, aga kindlasti on seal võimalusi olukorra parandamiseks. Külastatavuse osas taaskord vaadati nii logiraamatu kui ka küsitlusandmeid ja siin on välja toodud logiraamatu andmed, kuna siin natuke käärid tekkisid võib-olla liiga suured ka siis küsitlusega. Et logiraamatu kohaselt on päevas kuni 20 inimest 79% keskustest. Küsitluses aga on väga palju selliseid keskuseid, kus käib vaid 4-9 inimest päevas, et siin on mingisugune kala, mida saab kindlasti edasi uurida. Mida me nägime on aga see, et mida rohkem on külastajaid, seda rohkem on töötajaid või siis vastupidi. Ja 15-24 noort on töötaja kohta üldjuhul, et mitte rohkem.
ja mis läbivalt tuli välja, et ühe töötaja olemasolu ei võimelda enesetäiendamist, tegevuste mitmekesisust, õue sisetegevuste kombineerimist ja on ka siis turvalisus küsitav. Et see võimaldab, aga on raskuseid või raskem. Eelarve rahastusvõimaluste osas, et 48% noortekeskustest on eelarve suurem kui 100 000 eurot. Ja siis 20 on see ainult kuni 10 000 eurot, et saate mõelda, mida selle rahaga annab teha. 80% keskustest on omavalitsuste toetuse määr 81–100% väga-väga sõltuvad ja ainult 6% on neid, kes saavad regulaarselt toetust mujalt kui omavalitsuselt. Ja sõltuvalt küsimusest, jälle mõningad käärid, et 15–36% keskustest ei ole siis projektidest rahastust saanud. 53% teenis omatulu ja nendest enamus siis ruumide rendist, ehk siis otsitakse ikkagist ka alternatiivseid võimalusi. Ja kuhu see eelarve kulub? Üldjuhul on see tegevuskulud, üritused, inventari, uuendamine, tööjõukulud, töötajate koolitus ja nagu näha, siis üsna väike osa eelarvest läheb ikkagist noorte omaalgatustele ja noorte volikogudele, aktiividele. Ja ka nende puhul on siis pigem on see toetus noorte projektide algatuste jaoks on kuni 500 eurot, mitte rohkem. Aga inimeste juurde minnes, et noortekeskustes 57% on ainult üks töötaja. 2 või 2 töötajat on 22%. Ja 69% märkis, et nendel on kontakttöötajaks, siis taaskord mõningad käärid, sest paratamatult, kui noortekeskuses on töötajad või inimesed, siis nad ka ikkagist noortega kokku puutuvad ja neid suunavad juhendajad. 52% peab töötajate arvu piisavaks, aga samas paljud ka tõdesid, et jah, me saame hakkama sellega, teades, et eelarvet on vähe, aga ideaalis võiks siiski olla lisainimesi, et oleks võimalik mitmekesisemalt toimetada. Tegevuste mitmekesisust ja töötajate koormust mõjutab siis ka ringijuhendajate olemasolu ning ka vabatahtlike kaasamine, et mõningad keskused siis üritavad selle abil tegevusi mitmekesistada, et rohkem noori kaasata. Ja 36% on siis keskuse välised ringijuhendajad ja umbes pooltes on enda töötajad, kusjuures ligi 80% noortekeskustest pakub siis ka ringide tegevusi sinna oma tavapärase tegevuse juurde. Ja vabatahtlike kaasab aeg-ajalt umbes pooled, rahvusvahelisi veel vähemad. Töötajate profiilist veel, et kui uuringus küsiti, et mitu töötajat teil on ja siis paluti vastata iga kohta siis milline on palk, töökoormus, millise lepinguga ja nii edasi. Et noorsootöötajad, nendest 69% on täiskoormusega ja 20% on vähem kui poole koormusega. Samal ajal juhtivtöötajad ehk siis juhid, nemad töötavad üldjuhul täiskoormusega. Nii juhtivtöötajad kui noorsootöötajad üldjuhul on töölepinguga ja tähtajatu lepinguga, ehk siis mingisugused sotsiaalgarantiid on nagu igal juhul tagatud. Aga mis on ka hästi kurb, on nüüd see keskmise palgateema ikka. Et noorsootöötajatel on see 1227 eurot keskmine ja 41% pooltel on sellest veel väiksem see palk, kusjuures seda palka küsiti täistööajale taandatuna. Ja juhtivtöötajatel on keskmine palk 1500, omajagu parem, aga siiski 78% juhtidest on see väiksem kui Eesti keskmine. Ja siis tööstaaž siia juurde vaadates, et juhtivtöötajate tööstaaž on kuni 8 aastat, see on pikem, noorsootöötajatel on pigem kuni 5 aastat ja näha, et pigem on niiviisi, et liigutakse siis noorsootöötajast juhiks, eks siis see natuke seletab ka neid graafikuid. Ja palgafondi piiratusest tulenevalt siis sageli võetakse kogemuseta töötajad, kes kogemuste kogunedes vahetavad siis oma töökohta, lähevad kooli paremini tasustatud töökohale. Omandatud haridustaseme osas juhtivtöötajatel, nagu näha, on üldjuhul kõrgem haridus ja noorsootöötajatel on siis keskpõhi, keskeriharidus. Ja see seab nagu veel küsitavamaks selle, et kui meil juhtivtöötajal on väiksem kui Eesti keskmine ja nendel on kõrgharidus, et kas peaks midagi tegema ja kuidas seda teha. Ja selle haridusega on veel oluline nüanss see,
et kui see haridus omatakse, siis see väga palju ei tõsta seda palka, mis töötajad saavad. Et see on kuskil 200-400 eurot kuus ja kui on ka kutse või siis erinevad kõrgharidusastmed, siis see on vaid 40-75 eurot jääb sinna vahele. Koolitusvõimaluste osas, et 86% keskustest ütles, et töötajad on viimase aasta jooksul vähemalt ühe koolituse läbinud ehk väga hea. Enim on vajadust siis käitumisraskuste, psühholoogiliste ja sotsiaaltöö teadmiste, uute tehnoloogiate osas. Ja 72% keskustest sulgeb keskuse, et töötaja saaks koolitusel osaleda. Ja mida siis ka intervjuud näitasid, et see on igati mõistlik, et see kasu, mis sellest saadakse, kui see töötaja koolitusel osaleb, on palju-palju suurem, kui see noor peab kusagil mujal midagi tegema sel ajal. Uuriti ka seda, et kuidas hinnatakse enesetäiendamise võimalusi 10 palli skaalal ja 57% hindas seda vähemalt 8, aga tegelikult on üsna head, aga ligi pooled hindasid alla 8 ehk siis on arenemisruumi. Ligi pooltes keskustes viiakse läbi ka töötajate seas rahulolu küsitlusi, aga kahjuks ligi pooled ei tea, mida selle infoga edasi tehakse, ehk siis ei ole abi sellest, kui me küsitluse läbi viima, vaid sellega peab ka midagi edasi tegema. Ja 63% keskustes on arenguvestlused. Ligi rohkem kui pooltel on need sagedamini kui 1 kord aastas, ehk siis selline vahetu tagasisidestamise moment on siiski olemas. Mis motiveerib töötama noorsootöö või noortekeskuses? Noored arusaadavalt number 1, huvitavad väljakutsed ja seal täitsa lõpus on töötasu. Ja oluline välja tuua võib-olla ka see, et 69% keskustest leiab või vastanutest leiab, et motivatsiooni ja tunnustamissüsteeme ei ole. Ja küsiti ka siis hinnangut KOV-i poolt tehtava, maakondade poolt tehtava osas, siis tunnustamise osas. Ja siin, et siis nagu pooled andsid tagasisideks vaid kuni 5 punkti 10 palli skaalal. Ja mis on demotiveerivad tegurid? Number 1, töötasu. Et eelmised graafikud tõenäoliselt ka seletavad. Nii, edasi sisevälistingimuste juurde. Et 52% noortekeskustest leidis, et ruumid on paraja suurusega ja kolmandik siis leiab, et on vajadus suurema ruumipinna järele. Ja nägime, et mida suurem on keskus, seda rohkem on seal võimalik erinevaid tegevusi pakkuda. Ehk siis mingisugused seosed seal on. Ja see võimaldab ka erinevaid vanuserühmasid paremini kaasata. Ligi kolmandik leidis, et ruumide remont on vajalik, osad nendest ka kapitaalremondi vajadusega. Ligi 66% tõi välja, et nendel on nõueala, aga sageli piirdubki see murulapikesega, et hästi sageli tahetaks sinna mingisuguseid aktiivseid tegevusi võimaldavaid selliseid lahendusi juurde saada. Siis 84% keskustest hindab teenuste kättesaadavust üsna kõrgeks, aga füüsiline siis ligipääsetavus on madalam. Et puuduvad kaldteed, suunaviidad, et siis kui on natuke suuremat tuge vajavad noored, kes keskuses võiksid jõuda, siis see võib olla keerulisem. Ja 12% keskustest tunneb, et töötajate turvalisus ei ole piisavalt tagatud ja suureks põhjuseks ongi siin see, et vaid 1 noorsootöötaja on sageli keskustes. Nii, aga siis tegevusvahendid ja lahendid täpsemalt. Et noortekeskuste teenused on väga-väga mitmekesisud. See on muljet avaldav list, mida on välja mõeldud, mida noortele pakkuda, mida nendega teha üle Eesti. Aga mis on see, et kättesaadavus sõltub ressurssidest ja piirkondlikest eripärastest. Et see piirkondlik eripära ühes mõttes on hea, et kui sa arvestad noortega, siis pakud nendele vajalikke tegevusi, aga teisalt, kui sul see eripära tuleneb sellest, et sul ongi vähem raha, millega toimetada, sa oled kusagil noortest väga kaugel, et siis on natuke kurb. Mis nägime on ka see, et erinevad kommunikatsioonikanalid on alakasutatud. Nii sise- kui väliskommunikatsioon vajaksid suuremat tähelepanu, et info jõuaks rohkemate, eriti siis uute noorteni.
aga siin on ka üks konks, et kui me rohkem turundame, mida me teeme, siis tuleb tõenäoliselt ka rohkem noori ja kui meil on rohkem noori, siis on väga suur oht, et see töötaja põleb läbi, sest ta lihtsalt ei jõua kõigi noortega tegeleda, kõigile nendele vajalikke tegevusi pakkuda. Eraldi tähelepanu vajab 16+ vanuses noorte kaasamine, nende vajaduste väljaselgitamine, tegevuste väljamõtlemine, võimaluste pakkumine nendele. Mis ka välja tuli tegevusvahendite lahendite paremaks kasutamiseks, väljamõtlemiseks on see, et noorsootöö nagu siis keskuste töötajad vajavad natuke suuremat kompetentsi karjääri nõustamise, ettevõtluse, vaimse tervise ja ka projekti juhtimise teemadel. Ja nagu toodud välja, siis rahalised vahendid mõjutavad väga palju seda, mida keskused pakkuda saavad. Sealhulgas siis ka tehnika ja vahendite uuendamise vajadust, kusjuures läbi aastate kogu aeg on öeldud, et need asjad vajavad uuendamist, et sinna raha antakse, et kuidas siis jätkuvalt on vaja neid asju uuendada. Aga kui seal käib nii palju noori kogu aeg läbi, neid asju kasutatakse, siis ka on see vajadus. Ja mida intervjuud nagu välja tõid, on see, et tegelikult need, kes vaatluseid läbi viisid, nemad tajusid, et see noortekeskuste tehnika vahendite uuendamise vajadus ja ka mööbli uuendamise vajadus on tegelikult palju-palju suurem, kui küsitluses välja toodi. Ehk siis noortekeskuste töötajad pigem lepivad üsna selliste, nad on tagasihoidlikud. Ja veel kord, et sotsiaalmeediat, virtuaalkeskkondi võiks kasutada natuke julgemalt. Rahvusvahelise noorsootöö osas, noorte kaasamise osas tasub välja tuua, et 56% noortekeskustest on osalenud rahvusvahelises noorsootöös, ehk siis pooled nendest ei ole. Lisaks, et miks siis ei osaleta rahvusvahelises noorsootöös? Sageli on see keelebarjäär, ajapuudus, projekti kirjutamise kogemust on kohati vähe ja on ka varasemaid negatiivseid kogemusi kahjuks, et need kõik hoiavad tagasi. Nägime ka seda, et mida rohkem on noortekeskuses töötajaid, seda tõenäolisemalt osaletakse rahvusvahelistes projektides. Ja 72% noortekeskustest tõi välja, et nad ei ole mitte kunagi kaasanud rahvusvahelisi vabatahtlikke, samas kui me eelmalt nägime, et see aitaks nagu mitmekesistada tegevusi, see aitaks tuua lisanoori, sest paljusid noori tõmbabki see, kui nad näevad, nad saavad seda rahvusvahelist kogemust. Ja taaskord küsiti, kuidas siis on see hinnang koostööle omavalitsustega, teiste asutustega ja ka lastevanematega 10 palli skaalal. Ja kõige kõrgemalt hinnati siis koostööd teiste asutustega ning seejärel siis koostöö omavalitsuste ja ka lastevanematega, et siis 8+, 8-9-10 on siis slaidil need numbrid toodud. Ja muljetavaldav on ka see, et ligi veerand noortekeskustest ei kuulu mitte ühtegi võrgustikku. Ehk siis, kui võrgustikke nähakse selles valdkonnas hästi väärtuslikuna, et kogemusi vahetada, paljud keskused vahetavad ka omavahel vahendeid, et ei peaks kogu aeg ostma, et saaks vaheldust, et siis nendel sellistel keskustel on keerulisem selliste võimaluste kasutamine. Mida siis välja tuua veel, mis mõtetega võib-olla ka siin paneelis edasi tegeleda poliitilisel suunal, on see, et noortekeskuste potentsiaali maksimaalne kasutamine eeldab paratamatult suuremat tähelepanu noortekeskuste töötajatele ja ka keskuste võimalustele. Et noortekeskused on väga-väga erinevad, sealhulgas omavalitsuste siseselt. Et meil aruandes on kohati välja toodud, millised maakonnad kusagil enim silma paistsid, aga üldjuhul sealt ei ole nagu statistilisi erisusi ja seal on nii palju erinevaid tegureid, mis neid erisusi nagu mõjutavad. Ja mis läbivalt tuli näha, et üldjuhul on noortekeskused alarahastatud, mis siis mõjutab, mida tehakse, kuidas ka töötajad ennast arendada saavad, et rohkem noorte vajadustele vastata. Ja igapäevatöö ei ole seotud arengukavade, pikaaegsete tegevuskavade, strateegiate ega siis ka fookusteemadega. Ehk siis mõttekoht, kui strateegiad, süsteemsus on need, mis edasi aitavad, siis mida siin teha saaks? 70% noortekeskustest ehk enamus on need, kelle hinnangul on kas ruumide, töötajate arvu, kompetentsi osas puuduseid, et need keskused vastaksid noorte vajadustele. Ligi pooled olid siis need keskused, kes leidsid, et nendel on piisavalt kompetentseid töötajaid, ehk siis pooled, kuidas teha ülejäänud poolte keskustega, et ka nemad saaksid niiviisi öelda. Ja
paratamatult läbivalt ikka see teema, et kui me töötame täiskoormusega ja brutopalk on alla keskmise, et kuidas me saame endale häid töötajaid noortekeskusesse, kes tõepoolest oskavad noori kaasata, neid juhendada ja pakkuda seda väärtust, mis noortekeskustel tegelikult on. Ja aruanne ise on siis sellel slaidil nähtaval lingil ja kui on küsimusi, siis ühelt poolt saab chatis neid esitada, saab nüüd ja saate ka hiljem helistada, kirjutada. Et minu poolt aitäh! Aitäh sulle, Maarja! Mul on sulle tegelikult 3 küsimust. Esimene küsimus on selline, et kuidas sulle tundub, et kuidas toetada noortekeskuste töötajaid, et nad jääksid valdkonda kauemaks? Kui demotiveeriv on enamusel palk, siis tasub nagu leida kas siis palga osas või siis muid tunnustamise võimalusi. Et kui väga paljud noortekeskused ka leiavad, et neid ei tunnustata piisavalt, et kui sul ei ole palka, sul ei ole tunnustust, siis mis on see, mis motiveeriks? Ja aitäh! Ja siis veel, Balti Uuringute Instituut on ju ka varasemalt läbi viinud erinevaid noortevaldkonna uuringuid. Et kas on näha mingeid seoseid ja muutuseid teiste selliste sarnaste uuringutega, mida te valdkonnas teinud olete? Et nüüd, kui võrrelda ka seda, mis loom on ank uuringut. Kas on midagi sellist, mis sul kohe niimoodi tuleb, et on sellist ühisosa? No, ühisosa hästi suuresti on tegelikult õpetajatega, et nemad on rohkem meedias, rohkem üritavad oma õigustes seista, et tegelikult noorsootöös ka laiemalt, et võiks leida ikkagi neid võimalusi ja seda tugijõudu selja taha, et saada see palgateema, et saada töötingimused, sest kui meil pole töötingimusi, siis me ei saagi oodata, et meil oleks neid häid töötajaid, kes ei vahetuks kogu aeg. Jah, aitäh! Ja küsin veel seda ka, et kuidas sulle, kui sellise uuringu läbiviijale tundub, et mis saab olla täna kohaliku omavalitsuse fookuses ja mis saab olla siis meie riigi fookuses, kui me räägime just noortevaldkonnast? Nagu uuring tegelikult näitas, et ka omavalitsused saavad hästi palju mõjutada seda, mismoodi noortekeskuses toimetatakse, millal see lahti on, ja kui tunnustust ei ole. Ja tegelikult uuringutes läbi aastate on toodud välja ka see, et omavalitsused tegelikult saaksid pakkuda ka näiteks raamatupidamise teenust, koolitustele kaasata noorsootöötajaid, et sageli hoitakse neid lahus, kuigi ka nendele pakuvad kõiksugune teemad nagu huvi. Ja siis ka vahendite nagu siis üksteisega vahetamine, haridusasutustega koostöö tegemine, ka ruumide kasutamine, et sellist võimalusi, et kokkupuutepunkte on päris palju. Ja aitäh sulle, Maarja! Ja mina armastan alati öelda, et noortekeskus ei ole ainult koht noortele, vaid et see on töökeskkond noortekeskuse töötajatele ja kõikidel peab olema seal hea olla, nii et see on kindlasti midagi, millele me siis nii-öelda tööandjatena saame mõelda, et oleks hea füüsiline keskkond, et oleks hea selline psühholoogiline ja emotsionaalne keskkond samuti. Aitäh sulle, Maarja! Aitäh!
ja nüüd jätkame paneeliga. Mul on väga hea meel, et siin on 4 meie valdkonna spetsialisti, Lianne, Airi, Liis ja Maarja-Liisa. Mõtleme ja mõtestame natukene siis seda, et kuidas meil noorte valdkonnas läheb ja te olete kõik saanud tutvuda ka meie uuringuga põgusalt ja samas on teil ka väga selline valdkondlik töökogemus juba ka selja taga. Esmalt ma palun, et igaüks tutvustab ennast ja loetleb ka siis selliseid peamisi rolle noorte valdkonnas, mis tunned, et sul täna oluline välja öelda on ja alustame sinust, Maarja-Liisa. Aitäh, tere kõigile. Maarja-Liisa olen ja igapäevaselt olen Toila valla noorsootöö juht, lisaks ka toimetan siis Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses ja olen ka seotud olnud siis selle uuringu elluviimisega. Aitäh. Tere minu poolt. Mina olen Liis Särg Viljandimaalt, töötan igapäevaselt Viljandi valla noortekeskuse juhatajana, koordineerin maakonnas Eurodeski võrgustikku, olen maakonna noorsootöötajate tuumikgrupi liige ja hindan väga palju seda võimalust, et saan käia Eestis noorsootöö kvaliteeti hindamas. Aitäh, Liis. Tere. Olen Airi, olen Haridus- ja Teadusministeeriumist noorte ja andepoliitika osakonnast ja minu töölaual on kõikvõimalikud teemad töötajaskonnaga seoses. Aitäh. Tere, mina olen Lianne Teder ja igapäevaselt töötan Tallinna Ülikoolis noorsootöö nooremlektorina ja võib-olla üks suur puutepunkt ongi just sellega, kui meie tudengid käivad praktikatel noortekeskustes ja minu kirg on tõesti seotud sellega, et nemad kohtadel saaksid parimal viisil oma tegevusi läbi viia. Aitäh. Aga nüüd mul ongi üks selline sissejuhatav küsimus teile kõigile ja kuna sa Lianne nii mõnusasti juba hakkasid rääkima oma tudengitest, siis ma küsingi esmalt sinult, et kas ja kuidas sulle tundub, et noortekeskuste roll ja tähendus viimastel aastatel on muutunud? No, mulle tundub nii, et noortekeskused võib-olla on see seotud selle COVID-i järgse ajaga ja COVID-i aegsega tegevusega ei ole enam ainult keskused, et nad ei ole füüsilised keskused, vaid nad väga palju on juba oma olemuselt kas virtuaalsed või ka lausa sellised mõttelised keskused, kes juhivad ühte konkreetset valdkonda noorsootöös, pakkudes tõesti nii virtuaalse noorsootöö võimalusi, mitmetes noortekeskustes on ju ühendatud mobiilsete noorsootöö erinevate vormidega ja noortekeskus on omandanud laiema tähenduse kui lihtsalt see keskuses toimuv tegevus kindlasti. Aitäh. Airi. Ja võtan kohe sõnasabast kinni. Mõeldes ka siis COVID-i aja peale, kus mulle endale tundub, et hakkas see muutus kõige aktiivsemalt pihta justkui ja mõeldes ka tegelikult riiklike arenduste peale, kus noorsootöötajatel ja noortekeskustel ja noorsootööl tervikuna on väga suur roll täita, siis mõtleksin, et me muutume üha edasi. Et praegu esimesed suured muutused tulevad kohe mõttesse on õppimiskohustuse teema, kus samuti noorsootöötajatel kindlasti on oma tähtsus kanda ja mõeldes ka selle peale, et põhikooli ja gümnaasiumiseaduses septembrist alates jõustub nõue mitteformaalses õppes õpitud arvestada formaalõppes, kui laps või lapsevanem seda soovib, mis ka tegelikult muudab seda, mitte seda, mida tehakse võib-olla, vaid seda, kuidas seda mõtestatakse ja esitatakse, et suur muutus sai alguse justkui COVID-i ajast ja jätkub hoogsalt. Aitäh. Sama mõttelõng tuleb siit ka edasi, et see muutus on toimunud, noortekeskused on rohkem noorte seas olulisemad ja mina tooks välja selle aspekti, et neil on võimalus noortekeskustes leida see miski, mis annab neile selle eneseteostuse võimaluse, et meil on täna palju muresid ühiskonnas, mis väga palju mõjutavad noori ja noortekeskus on koht, kus nad saavad ennast turvaliselt tunda ja nad on sinna selle tee leidnud, et kui neil ei ole võib-olla koolis midagi või ei ole kooli väliselt, siis noortekeskus toetab just nende seda isiklikku arengut. Mina tunnen, et kui varem võib-olla olid noortekeskused eesmärgiga nii-öelda noori tänavalt eemal hoida,
siis täna on see fookus läinud ikkagi oluliselt sügavamaks ja toimetades ise maapiirkonnas, siis ma tunnen hästi tugevalt, et see on ka selline kogukonnaga lõimumise punkt, et noored saavad läbi noortekeskuse töö siis panustada ka oma kodukoha heaolusse. Ja aitäh. Aga millised siis ikkagi on täna need väljakutsed, millega meie noortekeskused ja noortekeskuse personal silmitsi seisavad? Kes võib alustada? Korra jätkan selle mõttelõngaga, et ma arvan, et ka selle eelmisele küsimusele veel vastates, et üks oluline muutus jälle sõltub, millega me võrdleme. Et ongi tõepoolest see, et kui noortekeskused said alguse seal 2000-ndatel hakkasid tegutsema, nad olid seal keldrites ja võib-olla sellised räämas ja täna me võib-olla mõnda veel kohtame sellist noortekeskust, aga täna nad on ikkagi avarad, tegevusrohked, professionaalsed töötajad seal. Eesti Hank panustab väga suuresti sellesse, et iga kord koolitatakse välja ka uusi töötajaid, kes tulevad uuesti. Ja ma arvan, et üks suurimaid väljakutse, mis noortekeskustel ongi praegu see töötajaskond, et kuidas tagada see, et oma piirkonnas sul on professionaalsed töötajad, kes oskavad kirjeldada seda mitteformaalselt õpitud koolile mõistetavas keeles ja teisest küljest on ka püsivad töötajad, et nad ongi motiveeritud, neil on võimalus tegutseda, ise ideid pakkuda, saada ka sellest töötasu ja olla sellistes mõistlikes töötingimustes ja töösuhtes, nagu võib-olla tõepoolest kõige võrreldavamad siin on võib-olla õpetajad, eks ju, või ka lastekaitse või laste sotsiaalvaldkonna töötajatega. Ja tegelikult ma võtan siit sõna üle, et see ju taandubki valdkonna väärtustamisele. Et mina noorsootöötajana tunnen küll, ehkki noorsootöö on kohaliku omavalitsuse korraldus, on samamoodi ka formaalharidus kohaliku omavalitsuse korraldus. Ja ometi on formaalharidus ikkagi riigi poolt struktureeritud. Seal on palgamudelid, seal on kvalifikatsiooninõuded. Et miks ei ole täna seda rakendatud noorsootöös? Ja kui me jõuame palgamurest veel edasi, siis kogu valdkond on väga tugevalt alarahastatud ka selles kontekstis, et meil on erinevaid fonde, kust me saame toetusi taotleda. Aga see kõige suurem mure on seal, et seal on väga suur konkurents ja see sõltub väga suuresti sellest, kui hästi oskab see konkreetne projektikirjutaja seda kirjutada. Ta võib seda teha suurepäraselt, aga võib-olla on keegi veel suurepärasem Eestis, ehk siis tegelikult just need piirkonnad, kus võib-olla ongi see töötajaskonna probleem, et sul ei ole seda oskuslikku kirjutajat, siis nemad jäävad veel kaugemale nendest kvaliteetsetest tingimustest, sest et kui nad ei saa ka lisatoetust ja ka omavalitsuse poolne toetus ei ole võib-olla kõige suurem, ehk siis selline nii-öelda tegevusteks tegemise toetus on suur mure. Ma võtan siit sõna üle, tahaks kohe nii paljudele kaasa rääkida, kaasa mõelda, aga võtan siis ühest sõnasabast kinni, väärtustamine. Et sellest see on väga suuresti, väga paljuski on minu töölaual suureks oluliseks teemaks. Ja siit edasi arendades tegelikult üks teema või üks küsimus, murekoht, millega me ka tegeleme, on see, et ühiskonnas jätkuvalt, kuigi noorsootöö, noortevaldkond on olnud palju aastaid Eesti ühiskonnas olemas, siis ühiskonnas on siiski keerukusi arusaamisega, mida noorsootöös tehakse. Ehk et see teadlikkus sellest, mida siis töötaja, mida selles asutuses, mida selle teenuse raames, mida tehakse. Ja üks teema, mida ongi ka soov, et oleks ka töötajatel tugi selle raames olemas, on sõnastada see väärtuspakkumine, et iga töötaja, iga inimene oskaks sõnastada kõigile, kes küsivad, alustades lapsevanemast poliitikuni välja, et millega me tegeleme. Ja sellest loodetavasti juba tulevad need järgmised arengud edasi. Aitäh, ma kohe haaran sellest vastusest kinni ja küsin siit edasi, et aga kelle vastutus see on? Et kas see on noorsootöötaja ülesanne, kas see on noortekeskuse juhi ülesanne, kas see on näiteks noorsootöö spetsialisti ülesanne, kas see on
haridusameti ülesanne ja siit me läheme edasi ka nagu riigi tasandile, et mulle endale lihtsalt vahel tundub, et noorsootöötaja töölauale tuleb ka veel see vastutus, et me mõistaksime siis kõike seda, millega me justkui tegeleme, aga minule endale tundub, et meil on ka väga mitmel teisel tasandil veel erinevaid ametikohti, ma ei räägi just nagu inimestest, vaid ma räägin just ametikohtadest, kes saaksid samamoodi hea selle eest seista, et see on ikkagi selline ühine panus. Kuidas teile tundub, et kelle vastutus see siis on? Kas ma võin kohe esimesena vastata? Muidugi, aitäh sulle. Kõigil on vastutus, ma ütleksin niimoodi, väga iga indiviidil, et selles suhtes ei saa võtta siit võrrandist välja seda igat noorsootöötajat ise, igat töötajat, aga sul on väga õigus, kõikidel teistel tasanditel samamoodi on see vastutus olemas ja natukene proovisime neid vastutusi ära kirjeldada haridus- ja noorte valdkonna professionaalide väärtustamise ametite atraktiivsuse kasvu kontseptsioonis. Me oskame pikki nimetusi seada asjadele. Et selline kontseptsioon, selline dokument ja ülesannetega just on loodud. Kes veel ei ole sellega tutvunud, siis soovitan kätte võtta, kuna just see väärtustamise teema ja professionaalide tunnustamine on väga mitme erineva asutuse, erineva tasandi ja ka iga indiviidi enda vastutada. Aitäh. Kas keegi soovib siia midagi juurde lisada? Mina mõtlen sellest vaatenurgast, et kui meil on ikkagi väga suur hulk noortekeskusi, kus ongi üks noorsootöötaja, kes on kontakttöös noortega, ta peab jõudma võib-olla ka neid projekte kirjutada ja kõike muud teha, kus tal tuleb see aeg, et veel tegeleda nii-öelda oma valdkonna kuvandi loomisega. Et noorsootöötaja, kes töötabki noortega otse igapäevaselt, siis tema loob oma väärtust seal noortekeskuses, sest et see on tema turvaline tsoon ja tema selline töötsoon, aga kõik need ülejäänud astmed, mis sinna jäävad, siis tõesti igal ühel on oma vastutus, nii nagu Airi ka ütles, aga omas sellises võtmes, ehk siis mida kõrgemale me jõuame nende astmetega, siis tegelikult see vastutuse hoovad muutuvad hästi suureks, et kui me juba räägime ministeeriumi tasandist, et lihtsalt noorsootöötaja saab anda selle oma panuse just sealsamas koha peal noortega. Liana, ma küsin sinu käest seda sama küsimust, aga võib-olla hoopis selles võtmes, et kui palju täna ülikool meie selliseid noorsootöö tudengeid just sellest võtmest ette valmistab, et nad teavad, mis on nende väärtus ja nad teavad ka, kus on see nende vastutuse koht. Kas meie ülikoolid täna on seal? Ühest küljest on kindlasti see, et meil erakordselt ju võrreldes paljude Euroopa riikidega üldse õpetatakse noorsootööd kõrghariduse tasemel. Nii väikses riigis 3 erinevas kohas, 2 ülikoolis küll, meil on magistri tasemel õppe, mis on väga paljud riigid ju ka imetlevad ja vaatavad, et kuidas see võimalik on. Eks selle magistriõppega tulenevalt on ka seotud uurimissuunad ja üks, mis kindlasti on ka seesama noorsootöötaja professionaliseerumine ja ka selle väärtuse väljatoomine. Et need selles mõttes mul on tunne, et ülikoolide roll ka selle professionaalsuse kasvatamisel on meil olnud ju palju, aga suur. Aga kui me vaatame nüüd seda uuringu tulemust, et kui paljudel noortekeskuse töötajatel tegelikult on erialane haridus, siis ilmselgelt, kui sa oled kõrgharidusega töötaja tööturul, siis sa taotled ka vastavat palgataset, eks ju, mida me nägime ka, mis uuring välja tõi, see palgatase ei ole kõrgharidusega töötajale sobilik, kui see ei ole isegi, ei ulata isegi Eesti keskmise töötaja palgani, eks ju. Et küll võimalik loomulikult jälle projektidega juurde teha ja selline kirg ja mis sealt uuringuski välja tuleb, et see autonoomia ja võimalus ise otsustada on hästi olulise tähtsusega. Aga ka, mis siin välja tuli, üksinda töötan, kes mind siis tunnustab,
kes see märkab minu tööd peal, noh, ma saan küll rõõmu noortest ja kõik nii, aga mis tehakse ka kas või riiklikul tasandil sellised konkursid, keegi peab sind märkama, keegi peab ütlema, et tema on hea, eks ju. Ja kes on siis see kolleeg või see inimene, kes oskab selle väärtuse selliselt välja tuua ja mõnikord polegi rohkemat vaja, eks ju, et kui see lapsevanem tunnustab ja lapsevanem näiteks märkab, aga jah, need rollid on nagu jälle erinevad igal osapoolel. See, mida me ülikoolis rõhutame, on muidugi see, et noorsootöötaja vastutab selle eest, mis seal ruumis ja sel hetkel noortega toimub. Ja me ei saa võtta ära seda vastutust noortelt, on ju, sest noorsootööseaduski ütleb, et meil on ju noore enda algatus, tema õigus otsustada. Nii et siin ongi natuke selline väike paradoks ka, et selle sama suure professionaliseerumise juures, et me vajame väga professionaalseid projektikirjutajaid, me vajame väga oskuslikke selgitajaid kohalikele omavalitsustele, koolidele. Me nagu natuke tapame selle noore initsiatiivi ära, sõna otseses mõttes, sest temal ei ole veel neid oskusi, aga me peame käima välja need sellises keeles, et meie kogenud ja professionaalsed noorsootöötajad ja ametnikud mõistavad seda. No siis on väga keeruline, kuidas ma seda noort kaasan, et ma püüan teda hakata nagu kaasama, käima seda sama rada, mida minagi käin, eks ju, noorsootöötajana. Tuleb, ma õpetan sulle projekti kirjutamist, aga kus siis tema on see oma algatuse koht, mida me väga suuresti väärtustame. Nii et selle vastutuse jagamisega mul ongi tunne, et mida me peame tegema ja mida me ka ülikoolis püüame teha, on ikkagi see, et igal ühel on ka õigus ja vastutus ise osaleda ja teha. Et see ei ole ka nii, et meie loome ainult struktuurid valmis, sina ava uks, vali, millist sa tahad, sinist või kollast, et et me ei jää kogu aeg nagu sellisele eelkooli hea tasemele, et ta saab valida ainult ette antud sokivärvide või uste värvide järgi, vaid tõepoolest, et kuidas me seda oma initsiatiivi siis ikkagi julgustame ja innustame ja sageli just ühiskondlikult me näeme, aktiivsemad ollakse siis, kui ei olda rahul olukorraga, on ju. See ei ole meie taotlus, aga ometi me peame kuidagi looma selle olukorra, et neil tekiks vajadus ja soov ise midagi teha ja luua. See haakub väga hästi ka Maarja-Liisa mõttega, et kui võib-olla varem olid noortekeskused kohad, kus noori tänavalt ära saada ja et nad on seal ühes kohas ja et kui Lianna toob välja, et see noorte omaalgatus kuidagi me võiks seda rohkem nagu hoida, sest et see on see, mis on selle töö alus, siis mul tekkis see mõte, et kui noorsootöötajad ei tööta valdkonnas väga pikalt, siis tegelikult see protsess, et jõuda sinna, et noor päriselt julgeb ennast avada, ta julgeb oma mõtteid jagada ja ta jõuab sinna faasi, kus ta julgeb ka seda omaalgatuslikku esimest sammu astuda, siis paraku on selleks hetkeks noorsootöötaja noortekeskuses vahetunud ja tal jääb see hetk nägemata. Ehk siis tegelikult see on selline ka paradoks, et ta teeb väga palju tööd selle nimel, aga seda tulemust näeb keegi teine või siis see ring algab otsast peale. Et selline natukene nagu nõiaring. Aitäh. Meil Eestis on noorsootöö mõeldud noortele vanuses 7–26. Miks on aga ikkagi peamiselt niimoodi, et valdavalt selline 7–13 on see sihtgrupp, kes siis jõuab noortekeskusesse. Et mis teie arvate, miks 16+ noored ei jõua noorsootöö tegevustesse? Maapiirkonna esindajana on üks väga suur mure see, et piirkonnas on ainult põhikool. Ehk kui nad lõpetavad põhikooli ära, siis nad on sunnitud minema teise piirkonda, teise kooli. Ehk siis nad lähevad lihtsalt ära. Nõustun absoluutselt ja pluss ka ruumide füüsiline olukord. Et kui tegemist on ikkagi väga väikese keskusega, siis need pudinad lihtsalt hoomavad kogu selle keskuse enda alla ja need 16+ või 15+ noored, neil ei ole seda privaatset kohta. Ja neil ei tekigi seda tunnet, et see on koht, kuhu nad tahaks minna. Küll aga meie oleme lähenenud hästi projektipõhiselt nendele vanematele noortele ja meelitame neid mitte küll võib-olla sellel konkreetselt avatud ajal sinna noortekeskusesse, aga kui ongi projekti kohtumised või muud ettevõtmised, siis nad ikkagi leiavad oma tee.
uuringus selgus lugesin uuringut, uuringus selgus, et 16+ noored tahavad teistsuguseid tegevusi ja nende teistsuguste tegevuste elluviimiseks on vahepeal tarvis ka teistsuguseid kompetentse. Et alustades sellest, et tõesti 16+ võiksid olla rohkem ettevõtlikkusega seotud, loomalgatusega seotud, mitte et nooremad ei oleks, aga nemad veelgi enam rahvusvahelisuse teemaga. Ja need lihtsalt vajavad veel lisakompetentsi tihtipeale noorsootöötajalt, et ka selle taha võib jääda. Ja ideaalis, kui oleks 2 inimest, siis jaguneks ka see töötajate aeg ja fookus nende eri vanusegruppide vahele, mis ka hõlbustaks seda, et need 16+ noored tunneksid, et keegi tegeleks nendega. No mina arvaks niimoodi, et esiteks, kui me võtame arengupsühholoogiliselt, see on täiesti normaalne arenguetapp ja see ei ole ju mingi avastus, olgu siin, ma ei tea, 17. sajandist juba kõik arenguteooriad, et see on ju arusaadav, et kui noor jõuab sinna noore täiskasvanu, ikka tema vajadused on teistsugused. Tema vajadus ei ole käia enam seal noortekeskuses sellisel moel, ehk see noortekeskuse teenus on teistlaadne. Et ma isegi ei pelgaks seda, et ei ole, siis ei ole, see uuringust ka selgus, aga miks me vägisi proovime seda teenust suruda peale inimestele, kellel oma ealistest ja lihtsalt ka ühiskondlikust arenguvajadustest on juba teistsugused vajadused. Ta vajab personaalsemat lähenemist, ta vajab oma identiteedi otsimist. Kõik need Erasmus+ või rahvusvahelised projektid tõepoolest on talle, aga kas ta peab olema pakutud noortekeskuse alt? Et võib-olla praegu on lihtsalt nii, et me püüame sinna noortekeskusele peale suruda selle, kuna piirkonnas ei ole teist noorte valdkonnaga tegelevat inimest. Kui meil oleks näiteks KOV-ides, kus ongi sellised noorsootöökeskused, mis siis haldavad neid alumisi noortekeskuseid ja võib-olla teevadki täiendavaid projekte, eks ju, siis see noorte infotöö, ma arvan, et me keegi ei tahaks, et 7 ja 26 aastane saaksid ühesugust teenust. Neil lihtsalt ongi täiesti erinevad vajadused. Aga kas see üks inimene universaalselt peab suutma pakkuda kõikidele vanusegruppidele? Ei tea, et näiteks mina olen ise noorteorganisatsiooni taustaga ja kaua noorteorganisatsioonis olnud. Skautlikul meetodil toimiv gaidide organisatsioon. Ja kui Inglismaalt, kus ta pärit on, siis seal on hästi tüüpiline süsteem, et seal on ka sellised nagu eelkooli, nad hakkavad eelkooli east peale, aga eelkooliealised ja siis algklassiealised, põhikooliealised edasi. Ja seal on niimoodi, et juhid tegutsevad erineva vanusastmega, nagu kooliski. Klassiõpetaja tegutseb teatud vanuseni. Siis tulevad aineõpetajad, lähevad edasi ja siis edasi ka ülikoolis juba, eks ju, kus nad lähevad väga laiali. Ja miks me eeldame, et see noorsootöötaja peaks suutma täitma kõiki neid ülesandeid selle vanusegrupi läheduses, aga tõesti, või vanusegrupi ulatuses, eks ju. Aga sama ongi küsimus sellest, et meil on see üks töötaja ja siis oodatakse, et tema justkui nüüd kõik selle vajaduse täidab. Et võib-olla me nii ühiskondlikud ootused, aga ka natuke ise raamistame endale seda, et me ei julge ütelda, et me noortekeskused ongi kuni 13-aastastele. Me ikka tahame ütelda, et noorsootöö seadus ütleb ju kuni 26, peame suruma ja siis ütleme, halb on see, et ei ole, võib-olla peagi olema. Et eks Eestis on ka natuke eksperimente tehtud ju sellega. Et kuidas on öeldud, et just teismelisest ülespoole ainult nendele ja tõepoolest see keskkond, eks ju, on ka täiesti erinev. Et kas see, kes on 24-aastane, tahab tulla identsesse keskkonda, mis on tehtud 8-9 aastaste jaoks? Suure tõenäosusega mitte, kui me vaatame ka seda nende praktilist kogemust. Ehk siis sihtgrupi põhine lähenemine ja kui me kujundame oma noortekeskuse ruume, siis peaksime seda tegema nii, et erinevas eas noored tunnevad ennast ikkagi mugavalt, sealhulgas kui me mõtleme ka 16+ noortele. Jah, või eraldi, ideaalis muidugi võiks olla eraldi sektsioonid ja eraldi töötajad, et sa ei pea olema kõikide osas nagu professionaal, eks ju. Muidugi ja see on kindlasti see koht, kus ükski noorsootöötaja ei pea tundma ennast kehvasti, kui ei olegi piisavat inimressurssi ja ei suudagi läheneda kõikidele sihtgruppidele, et lõppkokkuvõttes me ju tegeleme igapäevaselt ju selle sihtgrupiga, kes vabatahtlikult meile ise majja tuleb, et täiesti nõus. Aga
ja palun. Korraksin lihtsalt, minu jaoks oli uuringust hea kinnitus või nagu meeldetuletus ka selles osas, et ja viidates ka, mis sa just rääkisid, et noortekeskus on üks osa kogukonnas tegutsejatest, et kui juba 16+ vanuses noorte vajadusi kaetakse mõnes teises asutuses, seal oli vist Jõusaali näide, oli vist uuringus näitena välja toodud, et siis ei pea ilmtingimata rabelema, et noortekeskusesse kas ta Jõusaali teha, et kindlasti need noored sinna tuleksid, vaid pigem on ju, tahaks öelda, et kõigi valdkonnas töötavate inimeste eesmärk on see, et noore vajadused oleksid kaetud. Kui see kaetus on mõnes teises asutuses, siis pigem teha koostööd, mitte dubleerida või võistelda üksteisega. Ja ma olen väga nõus sellega, et see on ka see hea koht, et teada, mis meie piirkonnas juba olemas on ja kuhu noored saavad veel minna. Aga me teame, et noorsootöö fookuses on noorest lähtuv tegutsemine ja alati noorte heaolu. Kas me saame täna öelda, et noortekeskuste teenused ja tegevused Eestis on siis sõltumata piirkonnast noortele kvaliteetselt kättesaadavad? Maarja-Liisa juba siin raputab pead. Ütleme nii, et see projekt tegelikult ju andis päris hea läbilõike, mis meil üle-eestilises pildis toimub. Ja tegelikult on see lõhe ikkagi päris kurb, kuidas mõnel pool ongi väga pädevad töötajad, kes mõtestavad oma tööd, kes eesmärgistavad noortega kogu seda protsessi ja teisalt, ja seal on võib-olla neid töötajaid ka mitu, neil ongi aega seda teha. Samas on meil omavalitsusi, kus töötaja ise ütleb ka, et ta ongi uksehoidja, sest et ta ei jõua mitte midagi muud teha. Ja see lõhe on tegelikult väga suur. Ma olen väga nõus Maarja-Liisaga ja ma võib-olla mõtleks seda hoopis teise külje alt, et kui me tahame, et me lähtuksime noortest ja et noortel oleks seal hea ja et nad jõuaksid kõige selleni, et mis on omaalgatus, ettevõtlikkus ja kõik see, siis tegelikult nagu sa ütlesid, siis noortekeskuses peab olema ka noorsootöötajal hea olla ja kui ta tegelikult tema töölaual on väga palju ülesandeid sellel üksikul töötajal, kes seal majas on, siis tegelikult tema töölaud on üsna täis erinevaid ülesandeid, sealhulgas kontakttöö noortega, siis noorsootöötaja ei saa anda endast midagi ära, kui tal endal ei ole hea olla. Ehk siis me peame ikkagi otsa vaatama ikka ja jälle noorsootöötajate enda töötingimustele, töökeskkonnale, palgale ja mõtlema ka sellele, et meil oleks võimalik neile pakkuda kodu lähedal seda täiskohaga tööd, et ta ei peaks töötama mujal selle jaoks, et tema saaks elada täisväärtuslikku elu, et kui me tahame, et noored saaksid täisväärtuslikku elu elada, siis seal teisel poolel on see, et ka noorsootöötaja tegelikult väga-väga vajab seda. Airi, sulle tundub? Mulle tundub, et igas omavalitsuses tehakse noorsootööd nii nagu nende ressurssidele tuginedes on võimalik. Aga ma selles osas nõustun Maarja-Liisaga, et üle-eestiliselt tehakse seda väga erinevatel viisidel. Ja siin on muidugi teine küsimuse pool, mis oli see noortest lähtumine ja noorte heaolu kesksus, et kui mõelda noorte vajadustele või noorte rahulolule, siis tihtipeale või vähemasti ma olen kuulnud selliseid ütlusi, et noored on rahul ka siis, kui on võib-olla see üks noortekeskus ja mitte midagi muud ei ole, on väga rahulolu on tipus ja teises mõnes suurlinnas, kus on võimalusi miljon, mille vahel valida, ei ole see rahulolu väga kõrge. Et selles suhtes siin on jah, ma arvan isegi kaks erinevat asja, millele tuleb tähelepanu juhtida. Üks ongi see noorte kesksus, noorte rahulolu, noorte vajadustest lähtumine ja teine on siis kvaliteet, et mille suunas me siis tahaksime, et üle-eestiliselt ühtlaselt liikuda. Aga teistpidi võib-olla see noor ei oskagi midagi enamat. Täpselt, ongi. Ja, täpselt ongi rahul sellega. Aga samas ma tunnen ka, et see sama loomingulisus, mis täna omavalitsustel on, et siin on jälle see, et ei ole seda raamistikku,
et igaüks lähenebki noorsootöö korraldusele täpselt nii hästi või halvasti, kui nende pädevus parasjagu on. Ja kui omavalitsus ise ei ole ka mõtestanud ära, mis see noorsootöö roll nii-öelda kogukonnas on, siis me jõuamegi sinna, et ühel pool on see kvaliteet kõrge ja teisel pool nad kuidagi saavad hakkama. Mulle tundub, et see kvaliteet ongi, sa avasid selle sama koha, et ühest küljest me räägime sellest kvaliteetsest teenusest ja me saame natuke neid võrreldavaid aluseid ju on, minu omavalitsus.ee, me saame võtta omavalitsuste kaupa, näha nende kokkulepitud kriteeriumitega ja jälle nagu see uuringki välja tõi, eks ju, kas on 20 tundi avatud, kas on avatud ruum olemas noortekeskustes ja nii edasi. Aga see roll, mis sa välja tõid just, et noortekeskustel on erinevad funktsioonid, ongi linnas ja maal täiesti erinevad, et võib-olla me ei saagi neid võrrelda, eks ju, sest nad ongi erineva funktsiooni ja erineva rolliga. Aga see, et kohalik omavalitsus peaks olema määratlenud selle, siis see on hästi oluline. Ja kui me vaatame ka need 2 mõistet, mis siin nüüd käisid läbi, noorsootöö korraldus kui selline, ei ole ainult noortekeskus, eks ju. Noortekeskuse teenus on üks noorsootöö korralduse vahenditest, eks ju, piirkonnas. Ja nüüd jälle sõltub sellest, et kuidas see piirkond on lahendanud. Mõnes kohas ongi ainukene noorsootöö vahend, see noortekeskus, pluss võib-olla mõni projekt seal, lõim või mis see parasjagu on, eks ju, need noortele suunatud või noorte heaolu spetsialist. Aga et nähakse nagu tervikuna, et milline on see noorsootöö roll selles kogukonnas kui sellises, selles kohalikus omavalitsustes ja sealt omakorda noortekeskuse teenus. Ja siis me saame võrrelda seda kvaliteeti kui sellist, et kui, me saame muidugi tuua need üldstandardid, aga tõepoolest, et siin hajaasustusega piirkondades, kus võib-olla ongi noortekeskusele väga oluline roll noorte aja sisukas täitmine ka mõtteformaalses õppe mõistes nagu eesmärgistatud täitmine, kuni koolibuss tuleb, see ongi nende väga tähtis roll, eks ju, me ei saa seda alavääristada, et mis see kuskil keskes või linnas ilmselgelt ei pea nii olema. Nii et mul on tunne, et siin on natuke nagu suhteline ja võib-olla me ei saa nii ühe latiga lüüa kõike ja peamegi eelkõige need kvaliteedikriteeriumid vaatama kohaliku omavalitsuse põhiselt ja sellelt, kuivõrd teadlikult ja teadvustatult on nad valinud need noorsootöö korralduse vahendid ja noortekeskuse kui teenuse ja sellele rolli pandud. Aitäh! Arvamusi mitmeid. Aga nüüd, kui me räägime noorsootöötajatest, siis kuidas teile tundub, mis on need suurimad väljakutsed täna, millega meie noorsootöötajad silmitsi seisavad? Ja mitte ainult noorsootöötajad, ka noortekeskuste juhid. Maarja-Liisa, Airi juba tahab hakata rääkima. Ma võin alguse lahti teha, siis saavad teised oma kogemuse pealt täiendada. Just. Mulle tundub, et suured väljakutsed on see, et esiteks maailm muutub. Me oleme hetkel nüüd suhteliselt kriisist kriisi liikunud, ja noorsootöötaja peab selle kõigega hakkama saama ja noori toetama kogu selles protsessis. On üks asi, ehk et maailm muutub pidevalt ja noorsootöötaja peab muutuma koos maailmaga. Ja teine asi, kui ma siis need küsimuste peale sain veidi mõelda enne, siis teine asi, mis kohe mõttesse tuli, oli tegelikult see, et ja nüüd teie saate parandada või nõustuda sellega, et üha rohkem on noorsootöötajal vaja tegeleda individuaalselt noortega, et noort toetada, olla neile arengupartner, nagu Maarja-Liisa on öelnud, mulle nii meeldib see sõna. Ja kogu nii arengu mõttes toetada, nii raskustes toetada, et seda individuaalset tööd mulle tundub, et on üha rohkem, et see on see väljakutse ja siis pannes siia juurde ka selle teadmise, et üle poolte noortekeskustest töötavad ühe töötajaga, siis tegelikult see on keeruline. Mina tunnen, et võib-olla ei olegi väljakutse noores endal, kuivõrd just nii-öelda
ellujäämises selles valdkonnas, et see pidev tõestamisvajadus, mille jaoks on mind vaja, mitte ma ei ütle enda kohta konkreetselt seda, vaid peegeldan neid mõttevahetusi, mida ma olen kolleegidega üle Eesti rääkinud, et noorsootöötajad peavad nii-öelda pidevalt enesetõestusega tegelema. Nad peavad tõestama kohalikus omavalitsuses, mille jaoks on nende positsioon oluline, mille jaoks on noortekeskus oluline, millega see noortekeskus tegeleb. Ja sealt edasi, kui ma astun oma tiimijuhi kingadesse, siis mina tunnen, et väga suur väljakutse on meeskonda hoida. Sellepärast, et praegult on mul hetkel olnud olukord stabiilne, aga oli periood, kus ma iga sügis alustasin uue meeskonna komplekteerimisega ja kuhu ma oma inimesed kaotasin formaalharidussüsteemi. Välja õppinud noorsootöötajad maksavad koolid väga kiiresti ära just tänu nende metoodikatega, nende sellise loova lähenemisega, nad on suurepärased huvijuhid, nad on suurepärased klassiõpetajad ja seal on palk ja töötingimused hoopis midagi muud, kui mina suudan pakkuda. Ma võin neile pakkuda võib-olla ligilähedast puhkust, ma võin pakkuda neile ägedaid õpperände võimalusi, mida kõike veel, aga see ei maksa ära nende kodulaenu ja nad lähevad lõpuks ikka formaalharidusse. Ma kirjutan 2 käega sellele alla, sest et see on väga koormav just noortekeskuse juhile, kui minul vahetus 1 aasta jooksul 75% meeskonnast ja mitte, et ma alustan sügist, vaid enam-vähem igal kuul oli koosolekul uus inimene ja see oli tõesti juba, ma ei oskagi ühtegi head sõna selle leida, et see ei olnud ei kellelegi mugav ja kõik need protsessid algasid kogu aeg otsast peale ja see oli juhile äärmiselt koormav, sest et puudus igasugune stabiilsus ja teadmine, et kas meil järgmine kuu on ka mõni, sest kui koosolekul ikkagi mõni küsib, et kes meil järgmine kuu siis on uus inimene laua taga, siis see ei oskagi enam mitte midagi sellele öelda. Ja samamoodi formaalharidusse lähevad nad edasi. Mul on selle üle hea meel, et nad on jäänud meile koostööpartneriteks, ehk siis selle võrra on koostöö sujunud nendes kohtades paremini, kus ta on siis läinud kõrvalmajja tööle. Aga see mure on ikkagi seesama väärtustatus, palk juhi vaatest ja ka see, et tõesti seda meeskonda hoida. Sest kui noorsootöötaja on üksi, siis ta peab tulema toime iga päev väga ootamatute olukordadega, ta ei tea iial, mis tollel päeval võib seal noortekas juhtuda, sest et sa ei tea, milline noore tuju, mis on koolis juhtunud, mis on kodus, mis üldse, ma ei tea, mis maailmas tollel hetkel toimub, siis tegelikult noorsootöötaja on ka inimene ja tal on ka oma tujud ja tunded, aga ta peab suutma ennast hoida. Ja see on see juhile väga-väga suur väljakutse, et kuidas seda noorsootöötajat hoida, et ta ei põleks läbi, et ta oleks ventileeritud mõtetega ja et ta suudaks tegelikult töötada üldse noorsootöötajana, sest et see läbipõlemine on noortevaldkonnas väga kõrge ja ei ole neid väga pikaaegseid töötajaid valdkonnas väga palju. Ma mõtlen selle peale nii, et näiteks noorsootööd tulevad õppima päris mitmed need, kes sellel on päris hea kogemus noorsootööst. Viimase 10 aasta jooksul on see kindlasti muutunud niimoodi, et väga suurem enamus, ma arvan 3/4, ikka tulevad sellised, kes ütlevad, mul oli erakordselt lahe noorsootöötaja, kes on suureks eeskujuks talle ja tema tahab ka saada noorsootöötajaks. See alati ei ole kõige parem motivatsioon, sest võib-olla ta ei ole iseennast leidnud, aga ta mäletab seda head kogemust, eks ju, ja siis ta mõtleb, äkki mina ka saan. Aga tegelikult selgub, et ta on hoopis mingis muus valdkonnas väga hea. Ta on väga tugev näiteks tehnikas või milleski muus valdkonnas, mida ta võiks minna õppima. Mõnikord nad katkestavad ka, aga siis need tudengid jälle Tallinna Ülikooli näitel saan tuua, on ju, et kes käivad praktikal, meil on hästi hea meel, et viimased aastad, ma arvan, et viimased 3-4 lendu vähemalt on sellised, kes õpingute ajal lähevad juba õppima. See on hästi kurb kuulda, ma tean, kui raske on töötada niimoodi, kui sa meeskonnad pead juhtima nii, aga mul on nii hea meel, et tudengitel on võimalus. Sest muidu nad ei saaks, kui need kohti ei oleks, on ja nad saavad tulla. Aga tõepoolest, et see on ka noorsootööle hästi iseloomulik. Kui sa võtad noori tööle, see ei ole noorte tööle võtmine ainult noorsootöö valdkonnas. Võib-olla meile paistab see eriliselt silma seetõttu, et meil on palju noori tööl, aga noored katsetavadki.
noh, kui nad käivad erinevates valdkondades, nad samamoodi, kui me vaatame tööturu uuringuid, eks ju, et noh, aasta aega on juba palju töötatud ühes kohas, kui sa alguses katsetad, sest nad katsetavadki, on ju, nad vaatavad, mis mulle sobib, mis mulle ei sobi ja võib-olla lihtsalt see noorsootöö keskkond on nende jaoks hea turvaline koht, kus katsetada, ta on natuke sellest valdkonnast välja kasvanud, eks ju, läheb sinna edasi tööle ja siis läheb edasi, et võib-olla meil üks võti, et seda lahendada on tegelikult ka just selle kas vabatahtlike süsteemi või noh, nüüd on need noorsootöö kvalifikatsiooni nõuded justkui väljatöötamiseks, kas abitöötajad või mingid sellised rollid, et nad saavad selle katsetamise teha ära enne, kui nad ametlikult tööle lähevad. Aga siis meil on ikka töötajaid vaja, kes need toetavad. Sest jälle praktika näitab nii, et kui tudengid, kes praktikalt tulevad, ütlevad, et neile on väga vähe sellist isiklikku kas mentorlust või tuge kohtade pealt. Noortekeskustes isegi natuke rohkem, aga on ka seal, kus ei ole tegelikult, noh, töötajatel pole aega tuge pakkuda, ta viib huviringi läbi, tegelikult ta viibki üksinda läbi. Tal on väga keeruline saada tagasisidet oma õppimise protsessi jaoks olulist tagasisidet, eks ju. Aga laagrites näiteks, noh, kus ta võiks olla niimoodi abiline, ta tegelikult pannakse kohe vastutama, et tal ei ole võimalustki õppida kellegi kõrvalt, et võib-olla see ressursipuudus mõjutab ka just selliselt, et kui sa saad esimesed kogemused, nii et ma pean üksi sellega toime tulema, mul on valus, raske, mul ei ole kellegi poole otseselt pöörduda ka, siis ta ei tahagi tulla enam sinna valdkonda tööle. Sest eks see on kõikide ülikoolide asi ka ja mitte ainult meie erialal. Õpetajad võitlevad sellega väga palju, et kui saavad kõrghariduse kätte konkreetsel erialal, kuhu nad siis edasi lähevad. Noorsootöötajad lähevad õpetajaks, õpetajad väga sageli lähevad kuhugi mujale valdkonda. Aga sama on siin näiteks tugispetsialistide koht. Sotsiaalpedagoogid käivad praktikal noorsootöös, tugipersonali liikmena, sotsiaalpedagoogina koolis on neil palju turvalisem töötada, kui see on noortekeskuses. Kuigi ta ütleb, talle võib noortekeskuses meeldida. Noorsootöötaja täidab neid samu sotsiaalpedagoogilisi rolle nagu sotsiaalpedagoog koolis, aga töötasu ja tingimused on lihtsalt kardinaalselt erinevad. Ja tegelikult see profiil, keda noorsootöötajana tööle võtta, on ka üsna kitsas, just mõeldes seda nii-öelda tööaega. Et kui sul on ikkagi kodus 2-3-aastased lapsed, siis naljalt noorsootööd ei lähe tegema, et olla õhtul kella 6-7-8 noortekeskuses hõivatud, et jätadki oma lapse muidu ühiskonna kasvatada. Ja siis on meil ööbimisega laagrid, malevad, noortevahetused ja muud sellised sündmused, mis jäävad ka ikkagi õhtusesse tööaega või nädalavahetustele või ka koolivaheaegadele. Et see on ju see aeg, millal me saame noortega töötada. Aga Airi, sa tõid välja just selle individuaalsuse. Et täna tundub, et noored vajavad üha enam sellist individuaalsemat lähenemist. Ma olen nii tänulik, et sa selle välja tõid, sest et ma tõesti tunnen seda ise ka samamoodi ja ma näen ka meie keskuses, et see on nii. Aga ometi, kui me teeme projekti aruandeid või kui me näiteks läheme kuskile jagama sellest, mida me teeme või keegi tuleb ka külla, siis üks sage küsimus on see, et aga kui palju teil päevas noori läbi käib või ometi me kogume registreerimislehtedele nimekirju ja alati tekib see tunne, et appikene me peab ikkagi hästi palju noori siin käima, sest et siis me justkui nagu väärime seda, et me oleme hea noortekeskus ja teeme head tööd, et kas on lootust, et see ühel hetkel muutub, kui me räägime ju kaasavast haridusest, eks ju, mis on ka üks selline muutus, et kuidas tundub, et kas see muutus tuleb ka ühel hetkel meie noorte valdkonda, et me ei pea enam meeleheitlikult taga ajama nimesid selles nimekirjas? Küsingi sinult, Airi, esimesena. Selle vastusega me jõuame algusesse nii-öelda tagasi, kus me rääkisime sellest, et kas ühiskond saab aru, millega valdkond tegeleb. Et kui me räägime sellest tulemuste jagamisest, siis on ju numbrid on kõige lihtsam, mida on võimalik esile tuua kohe. Ja kui veel numbrid kõrvutada eelarvega, siis saab nii-öelda selgeks teha, et eelarve on mõistlikult kasutatud, on ju. Aga selle taga on nii palju rohkem ju. Noorsootöötaja teeb nii palju sellist tööd, mille mõju me näeme 10 aastate pärast võib-olla. Et ma arvan, et me kõik oleme kogenud mõju hindamise keerukusi noorte valdkonnas. Õudselt. Aga siin
ma tahaks olla lootusrikas just selles mõttes, et kui mõelda, millega me kõigega kõik tegeleme valdkonnas ja mõeldes selle peale, et me räägime üha rohkem sellest, et peab tekkima parem arusaam, mida valdkonnas tehakse. Me räägime kvaliteedist üha rohkem, me räägime kvalifikatsioonist, osana kvaliteedist, et need võiksid kõik anda ju suunise selles suunas, et me räägime üha vähem ka nendest arvudest, et arvude kõrvale tekib teine maailm juurde. Just, et siis, et see päriselt oleks nii, et iga noor on väärtuslik. Kas teised soovivad kuidagi täiendada, vastata sellele, kuidas teie tunnete? Kas te tunnete üldse, et see on teema või see pigem ei ole nagu tegelikult? On teema just need numbrid, sest olles viimased 2 aastat tegelenud sellega, et meie omavalitsuses oleks noorsootöötajate palk seotud noorsootöötaja kutsega, siis numbrid, nii eelarvelised kui logiraamatu numbrid on ainsad asjad, mida ma saan näidata otsustajatele, sest ma võin rääkida sinna juurde neid projekte, mis me oleme teinud. Okei, see on ka number, kui palju me oleme raha juurde toonud, aga see, et kui palju meil sinna noori on kaasatud, mida need noored individuaalselt igaüks on õppinud, siis see on väga-väga hoomamatu. See on lihtsalt selline tuul seal kõrbes, et kui visuaalselt on number ees, siis see on nagu see faktor, sest seda nad ei saa sellele vastu vaielda, aga sellele, mida see noor õppis, see on väga subjektiivne justkui, aga tegelikult me teame, kui oluline see on. Nii et see on väga oluline teema ja see võiks olla juba täna, arvestades noortevaldkonna vanust kui sellist, juba nagu möödas, et me räägime aasta-joost ja me jõuame tagasi sinna rohujuure tasandilt, mis asi see noorsootöö on, kellele see on, miks me seda teeme ja kõike seda, et see võiks olla juba möödas ja ma räägiks hoopis sellest, et kuidas me saame kvaliteeti tõsta, et jõuaksid järele ka need omavalitsused, kus see täna on see lõhe suurem, et me jõuaks kuskile ühtsesse keskpunkti nagu kokku. Ja kuidas mitte teha otsuseid Exceli tabeli järgi. Jah. No ma tahaks natukene, ma ei tea, kas vastu vaielda või mõtlen, et mul on tunne, et me ei ole tagasi seal, kus on noorsootöö A ja O. Noorsootöö on ka muutunud. Et kuigi see 99 aasta, kui noorsootöö seadus hakkas kehtima, olud olid teistsugused. See, kust me tulime ühiskonnana, oli teistsugune. Noorsootöö ei saa olla täna sama, mis oli toona. Ja selles mõttes on see hästi normaalne, et me küll räägime, mis on noorsootöö ja sellepärast ma arvan, et me ei pea kartma seda, et me tegelikult mõtestame noorsootööd ümber. Kuigi meil on noortevaldkonna arengukavad, mis ka ju suunavad ja annavad suuniseid. Et selles mõttes tõesti, aga see teadlikkuse kasv, et mis on noorsootöö, selle vastu ma üldse ei vaidle, et see peaks toimuma. Aga selle individuaalse versus võib-olla selline grupi või kui palju läbi käib, et võib-olla siin on sama küsimus, kui me räägime näiteks nagu tõenduspõhistest programmidest. Eestis rohkem sotsiaalvaldkonnas teada, eks ju, aga kui me näiteks käsitleksime noortekeskuse teenust ja noortekeskuse sellist programmilist lähenemist, kui tõenduspõhist programmi, kus võibki ära kirjeldada näiteks, et meil on see teatud liiki individuaalne töö, teatud liiki see sotsiaal- või grupitöö, eks ju, gruppidega töö. Ehk kui see teenus on kirjeldatud sellisel viisil, et seda on võimalik seda mõju hinnata, siis võib-olla see annaks ka suure sammu edasi. Ja tõepoolest me jõuame ka selle tõenduspõhise praktikani, kus me saame ütelda, et iga noorsootöösse investeeritud 1 euro toob meile arvestuslikult tagasi, siis kui palju me saame arvetada, et mida ta siis meile tagasi toob ühiskonnana. Et argument oleks ka tõesti see, et me saame näidata ka otsustajatele ja need, kes on raha jagajad, eks ju, et miks peaks noorsootöösse investeerima. Ja muidugi ka vabaühenduste seas on ju ka nüüd juba aastaid olnud kasutusel ju see muutuste teooriapõhine mõju hindamine. Ja selle üks suur näide ongi see, et tuuaks need lugude näiteid. Ja noortekeskused tegid ju ka selle projekti, eks ju, kus nad katsetasid, et lugude näited. Mis ühes küljest on hästi tore, aga jälle, kui me räägime, et väga paljud noored on ka alaealised ja see on pikaajalised mõjud, siis kus kohast läheb see piir, et me kasutame nüüd omale ühte noort kui sellist eduloo näidet, ütleme, näete, see on noorsootöö teenuse tulemus, mis ta siis on. Et meile võib-olla tekib nagu kahtlus, et see on meie eetikaga kokku minev, et see ei ole nagu võib-olla õigustatud, on ju. Et selle tõepoolest see mõju näitamine või tulemuslikkuse näitamine on küsimärk
mille hästi oluline osa ongi ilmselt alustada selle teenuse hästi selgest kirjeldamisest ja seejärel võib-olla koostöös Tervise Arengu Instituudiga seal oleva selle tõenduspõhiste programmi nõukoguga arutadagi, et mida me saame astuda neid samme, kuidas seda siis tõepoolest mõõta, et anda need tööriistad. Jälle, kelle vastutus, mis meil siin enne küsimus oli, et mulle tundub, et võib-olla jah, siin isegi on pigem nagu selliste katusorganisatsioonide oma. Et kui riik annab ette, siis see on kohustus ja ka kui see tuleb vajadusest tööpõllult, siis aga muidugi peab tekkima ka avalikku vahendeid selleks, ma loodan, või mingid ressursse on ju. Ja meil on veel 10 minutit jäänud, mul on nii põnev, et tahaks igasuguseid asju veel küsida lisaks, aga me jõuame veel riigi juurde tagasi, aga ma tegelikult tahan veel ennem küsida selle kohta, mis puudutab siis tegelikult seda, et me oleme täna palju rääkinud, et valdavalt on noortekeskuses ikkagi tööl üks inimene. Ja samas me rääkisime või tegelikult Airi tõi kenasti välja ka selle, et me justkui elame kriisist kriisi ja hädaolukorra lahendamise plaanid kui sellised, et ma ei ole praegu kindel, kas need on kõikidele noortekeskustele kohustuslikud, jään siinkohal vastuse võlgu. Küll aga ma väga-väga tahan loota, et ka noortekeskustel on olemas toetav tugi, et neid plaane koostada ja mitte ainult koostada, vaid et iga noortekeskuse töötaja on teadlik sellest, sest et me tegelikult täna räägime turvalisusest ja mitte ainult noorte turvalisusest, vaid ka sellest, et kuidas töötaja tunneb ennast turvaliselt. Et minu jaoks on ka see üks selline nagu ohukoht, et kuidas teie olete mõelnud selle peale, kuidas tagada noortekeskuses turvalisust? Meil on see täna laual, ma olen olnud asutuse juht 2,5 aastat ja ma nüüd jõuan selleni, sest et asutuse liitmine on võtnud oma aja. Ja see on väga oluline, aga see võtab äärmiselt palju aega, arvestades, et kui sul on juhtida üks noortekeskus või sul on neid juhtida rohkem, kui me räägime ühendasutustest, siis iga maja on äärmiselt erinev ja ehk siis kokku tuleb teha ühe holbi asemel vajadusel 6-7, oleneb mitu üksust on. Aga tegelikult on see üks asutus, ehk siis see on mitmekordistatud töö ja see on oluline, ma sellele ei vaidle vastu, aga tõesti, et kuidas seda päriselt niimoodi ellu viia, et sellest päriselt ka, et kõik on teadlikud sellest ja kui oluline see on. Nõustun ja mõtlen ka sellest vaatest, et kuivõrd kriitilisem on isegi selle plaani koostamine nendes majades või keskustes, mis ongi eraldi, kus ongi see inimene üksinda. Et meil on tegelikult 2 äärmust, üks maja, mis on osa spordihoonest, seal on ikkagi pidevalt mingisugune inimkontingent veel täisealisi, aga see vastu teine noorte tuba, mis meil on, seal ongi see noorsootöötaja üksinda ja võt seal on mure, et mis siis kui? Mina arvan, et seda turvalisust ei ole võimalik lahendada ainult ühe keskuse põhiselt, vaid see peab olemagi kogukonna põhine. Nii nagu sa ütlesid, et on kogukonna kriisiplaanid, kohalikud omavalitsused on neid teinud, olgu need kogunemiskohad ja iga keskus peab olema osa kogukonnast ja jälle sõltuvalt sellest piirkonnast. Ilmselgelt, kui ta on Tallinnas siin Magala rajoonis selle plaan on teistsugune, aga see ei saa seista eraldiseisvalt seal ümbritsevate suurte majade elanikest, eks ju, või nende korteriühistute plaanidest või linnaosa plaanidest selliselt, aga samamoodi hajaasustusega piirkonnas see on võimalik ainult koostöös kogukonna ja KOV-iga ja siis sealt tuleb ka välja see konkreetne plaan ja siis on ka see, kus üks töötaja ta on osa kogukonnast, on ju, kuuluvustunne, ma olen üks osa sellest ja me koos peame lahendama seda, see ei ole minu üksik probleem ega mure, need on meie ühised lapsed, meie kui kogukonna lapsed selles mõttes on ja, või noored, kes ka seal hetkel on, et see peab olema võti, ma olen tunne.
oskan ainult nii palju veel täiendada, et korraks hüppan teise rolli, hindan ka noorsootöötaja kutseid ja sealt tuleb paljuski, tuleb esile ka see, et dokumendi või nagu selle plaani olemasolu tihtipeale teatakse. Jah, on sisse tööle astudes on läbi lugenud, aga pärast seda pole võib-olla avanudki. Et esimene samm on tõesti nende plaanide olemasolu, aga siis järgmine samm on ka see, et oleks selline kindlustunne nende elluviimsel ka töötajale endale. Just. Ehk et ma just julgen äkki teha siit selle soovituse, et kõigepealt vaadata enda hoonele otsa ja oma meeskonnaga tõesti see, et mis on need erinevad ette tulevad olukorrad ja samas mitte ainult hädaolukorrad, vaid ka riskianalüüs teha ka erinevate sündmuste vaatest, et kui minna ikkagi noortega, ma ei tea, laagrisse, metsa väljasõidule, et igasuguseid asju tuleb ette ja teisalt, et see osa kogukonnast, et siin ma julgen soovitada ka olla siis proaktiivne, et alati ei pea jaa muutama, on ju, et keegi tuleb ja kaasab, vaid et võib ka minna ise öelda, et ma tahan olla osa, ma tahan teada. Ja nüüd 5 minutit on jäänud meie sellise mõnusa arutelu lõpuni ja ma julgen siia tuua veel sellise küsimuse, et täna on riiklikult järjest rohkem tunnetada sellist seisukohta, et noorsootöö kvaliteedi tagamine on kohaliku omavalitsuse kohustus. Ja kuidas teile tundub, et mis on sellise lähenemise sellised tugevused ja samas ka võib-olla sellised ohukohad? Ma võin alustada. Jaa, aitäh sulle. Tugevus on kindlasti see, et need, kes tahavad valdkonna kvaliteediga tegeleda, nad saavad minna kõrgele kaugele nii-öelda. Aga ohukoht on see, et need, kellel ei ole see prioriteediks või eraldi eesmärgiks, need jäävad veel rohkem maha. Ehk et see lõhe süveneb, mida juba on siit läbi käinud. Aga siin ma lihtsalt kasutan võimalust. Et siin on vähemasti tore nentida, et KOV-id ei ole selles, omavalitsused ei ole selles üksinda, kogu see kvaliteedi ja see teema on ka riiklikult mitmete erinevate tegevustega toetatud, aga tõsi on ka see, et nendel tegevustel on ikkagi KOV initsiatiiv aluseks, et siinkohal noortekeskused saavad olla siis küsijad omavalitsuses, et kus meie sellega oleme ja kuhu me tahame selle teemaga liikuda. Aitäh. Ma võtaks siit järje üle, et ja võib-olla on see paiskaks õhku küsimus, aga kui mul ei ole omavalitsuses kellegi käest küsida, et kui mul puudub see vastutav ametnik, siis mis siis saab, siis tegelikult ongi küsimus, kes vastutab selle valdkonna arengu eest, kui on see inimene, siis sa saadki minna kõrgele ja kaugele, aga kui ei ole, siis sa jääd sinna, kus sa oled ja on väga-väga keeruline sealt nagu üldse ülaspoole hakata ronima. Ma nõustun eelnevate kõnelejatega, et tugevus kindlasti see võimalus nüüd autonoomsuseks, et see ei ole võib-olla väga raamidesse surutud oma igapäevatööga. Aga teisalt tõesti, kui see kohalik omavalitsus tasand ei väärtusta seda valdkonda, siis sul ei ole minna kelle käest nõudma, kelle juurde minna selgitama või seda enda nii-öelda olemasolu põhjendama. Ja ma pigem ikkagi näen, et see samm peaks tulema riigi poolt, et tuleb mingisugunegi raamistik, tuleb mingisugune kvalifikatsiooninõue, tuleb mingisugune palgamudel ja siis saab juba palli veeretada kohaliku omavalitsuse aeda ja öelda, et see on see miinimum, mida te peate tagama ja siis on ka kohalik omavalitsus motiveeritud aru saama, mille eest ta mida tagab. Mina tooks 2 punkti välja, et tõepoolest täiesti nõus, et see KOV peab olema, KOV-i tasandil on see hea võimalus see, et igaüks saab teha omale sobiva, sest nagu me praegu välja tõime, KOV-id on väga erinevas seisus ja see võimaldab teha omale vastavat vormi või neid kvaliteedinõudeid. Teine hästi suur eelis on see, noorsootöö ei tohi toimuda ilma noorteta. Noorte kaasamine, mitteformaalne.
mitte selles mõttes, meil on formaliseeritud noorteühingute esindaja kaasatud ümarlauale, vaid päriselt noorte kaasamine ka nende tegemisse on palju tõhusam kohalikul tasandil ja kohalikul tasandil on võimalik noori päriselt kaasata sellesse, et nad räägivad kaasa, mõtlevad sellele, milline peaks olema see kvaliteet. Aga kolmas aspekt selle juures ongi see tsentraalne juhtimine. Selle eelis on see, et sa saad kasutada ühtseid ressursse ja riik on seda teinud ka, et on ülikoole kasutanud selleks, et partneritena, et teha selliseid arenguprogramme, kus toetada KOV-e, on katusorganisatsioone teinud selleks, et KOV-id saaksid tõesti need inimesed, kes hoolivad tulla kokku ja ühtselt luua omale vastavaid nõudeid ja omandada siis neid teadmisi ja ilmselt suurem tõenäosus on siis kujundada ka neid hoiakuid ja väärtuseid, et kuidas seda noorsootöö päriselt väärtustama hakata. Aitäh. Nüüd ma küsin, et kas on tekkinud sellise 50-minutise arutelu jooksul veel mõni selline oluline mõte, mida te tunnete, et te praegu soovite veel välja öelda meie kuulajatele ja vaatajatele. Praegu on veel see võimalus. Ja ma tahaks ühe asja öelda, et ka olla seal nende kohalike omavalitsuse kvaliteedi hindamiste juures ka nüüd juba üle 10 aasta, eks ju, siis ilmselgelt on näha, et need omavalitsuses, kus on eraldi noorsootöö spetsialist tööl, on palju tõhusamad. Noortekeskus toimib seal paremini, teenus paremini kirjeldatud, kvaliteet, nii et mulle tundub, et üks võtmeasi KOV-is on tegelikult see spetsialisti olemasolu omavalitsuse ametnikkonnas. Aitäh. Kas tahate teie ka midagi öelda? Ma nõustun küll Jannega, aga ma tooks välja midagi positiivset, et ei jääks õhku, et kõik on nii halvasti, et olles noortevaldkonnas väga kaua töötanud ja olles näinud seda töö tulemust, kuhu ma olen oma panuse andnud, siis ma ütleks, et noorsootöötajad on ühed kõige lahedama elukutse valinud inimesed, sest et nende silmaring on lai, nende selline valmisolek pea ees vette hüpata, põhimõtteliselt iga päev nad rakendavad seda, sest sa iial ei tea, mis võib juhtuda. Empaatiavõime on ülikõrgel tasandil ja see, et nad ei toimeta ainult oma majas, vaid nad ongi väga avatud ellusuhtumisega ja nad võtavad endaga kaasa erinevaid partnereid, noori ja on selles mõttes selline hea liim, kes liimib kõik kokku, et kogukonnas asjad sünniksid, et need, kes on selle elukutse valinud, need ilmselt saavad aru, millest ma räägin ja need, kes õpivad, siis neil on võimalus seda õppida nende pealt, kes selles valdkonnas töötavad. Et tegelikult see on üks väga-väga lahe ametikoht koos oma murede ja rõõmudega, aga rõõmu on ka. olen igati nõus. Kas teie tahate ka midagi? Liisa? Olen väga nõus sellega, mida Liis ütles, kirjutan alla. Selline ilus lõppsõna. Mulle tundub, et Liis, sinu kõne, kui sa lubaksid, see võikski olla selline kõikiga, kõrgkoolidele ja kõigile siuke ergutuskõne, et miks tulla noorsootööd õppima ja miks tulla noorsootöötajaks, et see oli tõesti innustav. Ja. Ma loodan, et see läheb nagu laiemalt levima. Aitäh, aga tõesti, aitäh Lianne, aitäh Airi, aitäh Liis, aitäh Maarja-Liisa, et täna siin mõnusasti tulite vestlema, et võtsite selleks aja. Ja ma olen hästi tänulik, et te igapäevaselt panustate meie valdkonda, et meie noorsootöötajatel ja meie noortel oleks hea. Aitäh teile. Aitäh sulle. Ja mina olen hästi tänulik ka kõigile meie vaatajatele ja kuulajatele siin täna. Meie selline aruande tutvustus jääb siis järelvaadatavaks ja ma loodan, et see annab hästi palju sisendmaterjali. Ma julgen seda soovitada ka otsustajatele tutvustamiseks ja edasisaatmiseks, et see on kindlasti midagi väga-väga suurt, mis on valmis tehtud. Ja soovin tänada veel ka siis Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse meeskonda, kes selle suure töö julges võtta mitu aastat tagasi ette, kes siis planeerisid neid külastusi, küsimustiku koostamist ja ma olen hästi-hästi tänulik kõikide nende inimeste ees väga siiralt, kes täitsid ära selle ülimahuka ankeedi. Ma arvan, et see võttis aega kuni 6 tundi, võib-olla mõnel ka rohkem, et see on tõesti ülimahukas ja mõni täitis seda veel eraldi iga oma keskuse kohta, nii et see on tõesti väga-väga-väga tänuväärne, et selline asi ette võeti.
ma olen ka hästi tänulik kõikidele nendele inimestele, kes siis tulid külastusmeeskondadesse ja tänulik nende tööandjatele, kes võimaldasid neile oma põhitöölt olla eemal selleks, et nad saaksid siis külastada teisi noortekeskuseid ja mööda Eestit niimoodi ringi sõita. Et see on hästi tänuväärne ja olen ka kõikidele nendele hästi tänulik, kes võtsid meie meeskondi, siis külastusmeeskondi vastu kohvi ja tee ja küpsiste ja muu sellise heaga, et hästi lahkelt võeti meid igal pool vastu ja ma arvan, et see ongi hästi oluline ja teada, et meie Eesti on nii väike, meie noortevaldkond saab hoida kokku, et need on kõik meie ühised noored siin Eestis. Ja aitäh ja ma soovin, et igaüks siis hoiab iseennast ja hindab seda panust, mida ta igapäevaselt annab.